era tu lady, pero ha pasado el tiempo y tú te olvidaste de mí. Oh baby, yo era tu lady, pero las cosas cambian, ya no me importa más. Vlog, baba. Vlog. Vlog vai? Kus oleme? Pikäjäs. Mis teeme siin? Syömään. Sööme või? Kas sa saad endale uue voodi või? Onniga või? Meeldib või? Kas oled põnevil või? Syömään. Kosmosesse või? Jaa. Kus sa nüüd läksid? Kuku! Tšau! Mis teed? Vaata. Viidimä. Mä ponu. Mä otan sinna mennä. Mä tekin tänä Tehkö tšau? Sulle ka? Jaa, muidu. Tahka teha emmele või? Tegid suht suured või? Vaata nagu pesi keelid. Tere tulemast selle nädala vlogi. Ja kui te juba aru saate, siis me oleme Marti jooksma. Ja kes siis? Lilla vai? Mina olen Mart Kristjan. Tema on Mart Gennadi. Ja tema on Mart Preven. Oleme ägedad või? Preven tegi mulle meigi, päris hästi tehtud. Keili abiga natuke ja minu enda abiga ka, aga üldjuhul väga hästi tehtud. Preven täiustab siin praegu Keilit. Üldjuhul me oleme enda väljanägemisega väga rahul ja selles suhtes, et kui ma oleksin Mart, siis ma oleksin ülinägus Mart. Pole midagi öelda. Meil on veel vaja mingisugused riided ja asjad selga tõmmata, aga Keili on nagu üli ette valmistunud, nagu kui me paneme lõpuks riide, ma näitan teda, ta on nagu toppide topp, reaalselt. Nagu te nägite, siis me käisime täna jälle Ikeas ja mu vaene rahakott. Aga ma ei ütleks, et ma ostsin midagi sellist, mis mul reaalselt vaja ei lähe, nii et siis see ikkagi ei ole raha raiskamine, on ju? Eks, loogiline ju. Ja ma ei ole näidanud enda kukupesa pakki, mis ootab teid siiamaani siin ja mis tahab avamist. Välja arvatud see Eesti lipp, mis oli. Aga ma arvan, et ma teen seda homme ja siis teemegi sellest ühe nädalavahetuse vlogi. Ja paar karakast. No nüüd ma ei ole eriti ilus Martna. Et teeme sellest ühe toreda nädalavahetuse vlogi, sest et ma olen vlogimis selles mõttes igatsenud, et mul oli eelmine nädal nagu nii palju vaba aega, et ma ei teadnud, mis enda vaba ajaga peale hakata. Et ma jõudsin mingit seriaali alustada ja ma ei tea mida veel. No teeme veel. Mis sulle Mardil juhtus? Keili, vaata mind. Mä tegin sunne ennukki, vaata. Ennukki, jah? Ennuk nüüd. Kas see Mart on peksa saanud kuskil või? Ei. Ei või? Ei. Verd jookseb ju. Ei jookse. Mis on siis? Siis ei jookse. Ei jookse või? Ei. Mis on siis? Aitab äkki küll või? Ei. Aitab, me lähme nüüd. Oota, kas sul on mingi see või? Oi, pojakene, musukene. Let's go, let's go.
Preven müts, kus Preven müts on? Sa panid sinna kotti ju? Ei, ma panin pähe. Paide. Oota, emme jookseb. Oota. Panen mütsiga pähe. Kõige pettuvam praegu. See mulle või? Hääl ikkagi peab ka olema jäme ja let's go. Mardi varbad valutavad, Mardi. Mardi küüned külmetavad, Mardi varbad valutavad, varbad valutavad. Mart toob meile lehma õnne, kannab kotta karja õnne, kotta karja õnne. Kõige. Teeme korra. Tere heidekene, teiseks tere taadikene. Mardid sisse tulla, Mardid tulnud kaugelta. Mardi küüned külmetavad, Mardi varbad valutavad. Mart toob meile lehma õnne, kannab kotta karja õnne. Ma oleks Preven. Preven, nii. Kohe pilte teha teist. Nii. Mis õnne Mardid toovad? Ütle, Mart toob lehma õnne. Ütle raha õnne. Ütle kotta karja õnne. Heina õnne. Elta Marti. Mine koputa veel praegu. See ei ole kedagi. Hästi lugasti. Tuusti. Laske sisse Mardi sandid, Marti. Ma oleks pidanud panema. Väiksele Mardile õpetame kombeid. Ja Preven, mis me siis teeme neile? Laulame või? Tantsime ka natuke või? Tere heidekene, teiseks tere taadikene. Mardi sürdid sisse tulla, Mardid tulnud kaugelta. Mardi küüned külmetavad, Mardi varbad valutavad. Mart toob teile lehma õnne, kannab kotta karja õnne. Tere hommikust vlog, kaunist isadepäeva teile. Me tulime just Preveniga Maximast, ostsime ühe tordikese. Ma ostsin juba üks päev kasvuisale kingi ära, ma lihtsalt ostsin veel mingi kalja ja komme juurde siia pakki sisse. Nii et ma võin näidata. Põhimõtteliselt ühe Nivea sarjast ostsin 3 toodet. Üks on siis 3-1 dušikeel, šampoon, mida iganes meestel on ju. Siis ma ostsin, ma kohe näitan seda kaljaga. Siis ma ostsin After Shane Balmi. Ja siis ma ostsin deodorandi. Ma ei tea, ma ei osanud see aasta midagi väga, ma ei olnud ette ka valmistunud. Eelmine aasta ma ostsin Denim Dreamist talle mingi Tommy Hilfigeri bluusi ja siis ma tellisin ühe mingi maasika nagu lillekimbu, aga maasikates nagu söödav lillekimb põhimõtteliselt. Ja siis ma ostsin talle mingisuguse kalja juurde ja siis kinderpoenad. Ja kõigile jagamiseks siis sefiiritordis oli see. Talisele ma käisin eile, ostsin Denim Dreamist Calvin Kleini bokserid ja siis šokolaadi juurde, nii et selle ta sai juba hommikul kätte.
aga üldjuhul jah, ma ei tea, päev on juba nii kiiresti läinud, mul on vaja stuudiosse jõuda, ma ei ole veel jõudnud teiega väga jutustada sellel stuudio teemal, aga ma teen seda siis, kui ma stuudiosse ükskord jõuan, sest et mul on vaja sinna minna, tegutseda. Homme mul on juba esimesed trennid seal sees ja mul pole mitte midagi tehtud, aga ma saingi alles reedel sain need võtmed kätte, nii et jutustame siis, kui ma üks hetk stuudios olen. Ja, Preven ei taha. Preven sööb seal moosirulli ja joob enda mingisugust jooki, mis ta välja valis. Aga me läheme nüüd mummi ja vanaisa juurde, nii et vaatame. Räägime siis, kui natuke aega on. Tšau! No nii. Tere tulemast siis Pumdik läheb tantsustuudiosse. Praegu siis sellisel kujul, nagu ta praegu mu selja taga on. Aga mul on plaan, siis ma juba tegelikult alustasin pahteldamisega. Sest et siin on vaja mingisugused augud ja asjad ära pahteldada, et ma saaksin ta üle värvida. Aga ma arvan, et see on kõige väiksem töö üldse, mis siin tuleb teha, sest et ma tahan kõik seinad esiteks ära värvida. Ilmselt see tagumine sein läheb lihtsalt valgeks või heledaks, aga see sein siin tuleb siis peegliseinaks. Ma vähemalt arvan, sest et teistpidi ei ole mõtet, sest et siin on 2 akent. Lihtsalt nagu siin jälle selles seinas on pistikuid hästi palju, aga lihtsalt niipidi saab pikemalt panna, kui jälle teistpidi, et ma ei tea, tuleb kuidagi hakkama saada, et see ala, kui on peeglid täis, on ka väga okei, sest et nagu ruumi siin nagu on 100 ruutu. Et see sein siis läheb mustaks ja ma teen põhimõtteliselt täpselt samamoodi IKEA häki järgi peegliseina, et teen musta põhja ja siis panen need ruudulised need peeglid siia seina. Et mul kodus on ka täpselt samasugune sein ja mul täiega meeldib see efekt ja lihtsalt ma hoian nii palju raha kokku, kui ma telliksin siia mingi erimõõdus mingisuguse peeglid. Nii et mul lihtsalt on vaja natuke vaeva näha ja muud ei olegi. Et siin on siis veel mingisugune kraanikausi ala. Eks siin saab seda paremaks teha kindlasti, peegli ära vahetama ja seal on niisugune garaaži uks, mida kahjuks kinni ei saa katta, aga lihtsalt, mis ma loodan, et see külmakadu ei ole seal nagu mingi metsik. Tähendab, soojakadu ei ole metsik, sest et nagu see on küll mingi uus uks siin, aga sellegi poolest siin on õhksoojuspump. Panin ta mingi pool tundi tagasi tööle ja päris hea mõnus soe on juba, et selles mõttes on hea, aga meil ei ole veel ka mingi südatalv, kus on, ma ei tea, -20 kraadi, et ma ei tea siis, kuidas siis hakkama saame. Aga küll saame, ma loodan. Et siia ma muidu plaanisin teha siis sihukese kontorinurga, et ma toon siia diivani sisse ja mingisuguse laua ja siis saan siin niisama istumas käia. Ja vaatame siis edaspidi. Ja põrand on praegu siin betoon, väga must, aga ma nüüd ei tea, siin on, ma olin nagu nii, kuidas öelda, kui ma käisin seda vaatamas, ma olin nii õhinas, sest see on nagu selles mõttes väga hea planeeringuga nagu ruum, kus reaalselt mingisuguse tantsusaali teha, aga lihtsalt ma ei vaada nagu selle pilguga, et ma tahtsin mingi laminaadi või parketi või mis iganes siia maha panna. Aga siin on lihtsalt väga ebatasane siin mõni koht, et muidu üldpildis ei ole hullu, aga näiteks siin, ei tea, kui hästi siin näha on. Aga nagu mingi kõrgemad kohad, et ma ei tea, kas laminaati päris saaks panna. Võib-olla ma pean veits nagu ümber mõtlema. Teine asi on lihtsalt panna mingi PVC ja ma ei tea, võib-olla PVC-le. Selles mõttes PVC tuleks väga hea lihtne paigaldada ka, et lihtsalt liimid selle siia põranda külge.
aga pärast, kui kunagi on äraminek, et siis tuleb see kõik üles ka võtta või ma ei tea. Mõtlemist on ja mul on tegemist ka nüüd, ma nüüd pahteldan edasi, siis ma lasen siin veits kuivada, ma lähen käin nii kaua musta värvi järgi ja valge värvi järgi ja siis ma hakkan siin usinasti värvima. Või võiks hoopis üldse mingit toredamat värvi teha kui valge, ma ei tea, ma veel mõtlen. Recordando amores rotos que dejaron mi alma llorando, pero te miro y todo se me olvida, porque en tus ojos veo esperanza todavía. ¿Y qué le voy a hacer? Sé que dije que no iba a enamorar hasta que llegaste. Y no quiero sufrir, pero tampoco me quisiera rendir, por eso sigo aquí. Nii, ma olen siin nüüd tunnika pahteldanud ja mul sai vist enam-vähem tehtud. Kas kindlasti mingid augud kuhugi jäid, aga üldpildis mingid suuremad augud sain pahteldatud. Ma ei suuda uskuda, et see on lõpuks juhtunud, sest et jah, ma sain reedel siis need võtmed kätte ja või isegi neljapäeval, ma ei mäleta, ühesõnaga nädala lõpus ja mul lihtsalt see nädalavahetus oli nii tihe. Reedel oli mu venna sünnipäev, käisin seal, siis ma tegin sinna salateid, mingisuguse kringli ja küpsiseid ja ma ei tea, nipet-näpet veel, ühesõnaga reedel ma siia tulla ei saanud. Eile ma käisin Ikeas, käisin peeglite asjade järgi, 10 läksime Ikeasse ja me jõudsime mingi 4:30 või midagi sellist tagasi. Läksime mu vanemate juurde, nad jõudsid Hispaanias tagasi, natuke istusime värki-särki. Nii et ma eile ka siia ei jõudnud ja nüüd täna hommikul siis oli isadepäev. Loodan, ma saan järgmise nädalaga siis selle tehtud siin, loodetavasti. Sest esmaspäevast neljapäevani mul trennid nagu ikka. Et siis reede, laupäev, pühapäev on jälle sellised vabad, kuigi järgmine reede on mul üks sünnipäev ees ootamas, nii et ma ei tea. Ei, ma pean järgmine nädal tehtud saama, pean saama. Ma praegu vist lähen, ostan värvi ära, musta värvi. Võib-olla saan kasu sealt mingi heledama, kui tal on üle. Siis ma ei pea juurde ostma, aga selle seina siin taga tegelikult tahaks juba täna värvi alla saada. Aga kui ei saa, siis ma võiksin vähemalt need maaluriteibid nagu paika panna ja siis homme ei kuluta sellele aega. Praegu on aega ka Prevenivina magab alles lõununud. Ma jälle tegutsen siin natukene ja vaatame siis, mis ma otsustan. Ciao. Ma olen vahepeal koju jõudnud, ma siis pahteldasin ära. Ma lihvima jagan, sest et ta ei olnud veel päris kuiv, et homme hommikul siis. Aga põhimõtteliselt ma panin maaluriteibika ära, nii et homme, kui ma ära olen lihvinud, siis ma saaksin kohe värvima hakata. Aga ma lubasin teil kunagi ammu, et ma näitan, mis ma Kukupeses ka ostsin ja ma teen siis seda täna, sest et ma ei ole seda siiamaani lahti teinud ja ära sättinud, nii et teeme siis 2 ühes. Ma näitan teile ja siis pärast hiljem sätin ka paika. Ma skoorisin nii mõndagi. Esimene on siuke alus. Ta oli nagu natuke määrdunud. Aha, praegu näitab. Ta on siin natuke määrdunud, aga ma sain ta päris hea hinnaga, muidu oli 27,90, aga minu teadma sain selle 4 euroga. Vaata, seis on siin. Ja seis on siin, jah. Põhimõtteliselt ta oligi niimoodi, et nagu niimoodi, koos nende küünaldega, sellistega. Nii, et saab kuhugi ära panna. Ma ei tea, kus ma neid hakkan panema siia vist. Siis ma ostsin veel 2 sellist küünalt. Ma ostsin Ikeast mitu vaasi ja siis mingi poppasi, et need sa paned need niimoodi nende vaaside sisse ja siis paned põlema. Ja siia ka võib-olla mingisugused tulukesed või ma ei tea, mis nipet-näpet sisse. Ma ostsin 4 sellist pudelit. Jaa, Emma juba näitas seda. Sukango. Jaa. Siis ma ostsin sellised pudelid 4 tükki. Ma ei tea, šampoonid asjad ja siis dušikeelid. Üks vaasi. Ma ei tea. Mul neid vaase on suht siiamaani, aga
siis vähemalt kui sünnipäev on, siis kuhugi asju panna. Siis sellised kapinupud jäid mul silma. Kapinupud. Need kus sa tõmbad kapinupud. Vist on kapinupud või? Jah. Ühesõnaga, need ma sain minu arust 4 euri 2 tükki. Ma ei tea päris, kus ma need panen, aga kui mul näiteks tekib mingi uus kummutikapp, siis ma ilmselt vahetan nende vastu. Sest et mul üks kummut on nende nuppudega, aga mul meeldivad need mustad tavalised. Siis ma ostsin Ami Jelly Bean lõhnaküünlad. Praegu on see hetk, kui ma tahaks, et te tunneksite, mis lõhnaga see on. See on nii magus lõhn lihtsalt. Ma võtsin 2 tükki neid. Need poes muidu maksavad, ma ei tea, ikka üle 10 euro või midagi. Ma sain äkki mingi 7 või midagi siukest. Vist. Ma enam ei mäleta ka täpselt. Siis ma ostsin, mitu tükki ma ostsin, 9 sellist, ma ei tea, panen siia näiteks mingi soola ja sead või üldse mingisugused maitseained. Oota Kalle. Ma ostsin nendele pudelitele ja asjadele, ostsin need ka külge. Ala mingi laste šampoon ja šampoon meestele ja ma ei tea, mis ma kõik võtsin. Ja siis nendele väikestele ma võtsin mingi petersell, aroomisool ja need ka kleebid siia. Siis ma ostsin mingi postreid. Selline väiksem. Selline väiksem. Ala magamistuppa ja neid saab ju vahetada, on ju. Tähendab ka näidata. Siis ma ostsin sellise õnnitluskaardi, minu arust see on nii ilus. Siis sellise õnnitluskaardi. Siia peale on kirjutatud, et keegi, kes on mulle väga kallis, sündis tänasel päeval, palju õnne. Et see ei ole küll rahakaart, aga õnnitluskaart. Ja siis siukene rahakaart ka. Vannituppa, sellise. Elutuppa, kodu on seal, kus wifi, ühendus vaikimisi ja siis siin võrgu nimi ja parool. Selline saab ise kirjutada. Siis sellise postri, jätkuleiba. Need on sellised väiksemad, mulle meeldivad. Ja Preven näitas siis selliste kalorite seda. Neid, no ilmselt ma ei pane kõike korraga, aga saab vahetada. Siis kööki selline mõõtühikute poster. No tule näita, aga hoia niimoodi. Võt nii. Siis kööki veel selline ka, kus on tüümian, tiil, piparmünt ja ma ei tea, mis siin kõik veel on. Lihtsalt vahetamiseks ja need olid mingi 1 euro tükk. Kui muidu on maal on mingi 7 või midagi. Ma ei ole päris kindel, aga väga hea hinnaga. Tasside alused. 2 erinevat seepi. Ja siis ma ostsin need kotika juurde. Siin on teine seep ka üli hea lõhnaga. Peakski need ära paigutama. Anna kunnaks minna. Nuusuta. Väga hea lõhnaga. Ja siis ma ostsin tegelikult ühe ümmarguse peegli, aga ma näitan seda kunagi siis, kui see mul paika saab ja siis vaibaga sama lugu. Ma võtsin siia magamistuppa ühe vaibaga, aga ma pean voodit tõstma ja värki, nii et see on natuke suurem töö, nii et see paika saada. Nii et ma näitan siis seda ka üks hetk, kui mul see paigas on. Aga ma ei ole näidanud ka seda IKEA kummutit, mis ma ostsin, et kuidas ta siis lõpuks meil jäi ja kuhu ta jäi. Ja ma näitan siis, kuidas me need ka ära paigutasime. Kööki otsime siis täpselt samasuguse riiuli, mis meil juba varem oli, lihtsalt alla poole ja alla saime ka ühe toru, mis minu arust kenasti sobib sinna. Elutoa ja koridori vahele valisime siis sellise jalanõude kapi, mis on kitsam, aga seal peal saab koida erinevaid dekoratiivseid asju ja annab sellist hubasust meile elutuppa. Ja magamistuppa siis valisime ka IKEAs sellise riiuli, kus peal saab samamoodi hoida raamatuid, pildiraame, mida iganes. Ka annab hubasust meile magamistuppa. Aga siinkohal ma lõpetangi selle blogi ära. Aitäh, et sa vaatasid. Ma loodan, et sul oli tore ja lõbus vaatamine. Näeme teiega järgmises videos. Olge tublid, olge hoitud. Tšau!